tere, tere, armsad veevalajad. Teie ees on 3 kaarti, mis on teile just tõmmatud ja see kaardi lugemine on inspireeritud mul 29. märtsil toimuvast osalisest päikesevarjutusest ja ka suur planeet Veenus läheb kalade märgist jääramärki. Ka see on suur muudatus. Me ei pruugi seda alguses kohe näha, aru saada ja tunda, kuigi mõni sündmus võib juba enne arenema hakata. Pluss siis märtsikuu lõpus on ka noor kuu, nii et energiad on aktiivsed, energilised, algatavad. Ja siin on väga huvitav kaart sinu jaoks välja tulnud. Et vaatasin seda kaarti ja mõtlesin, et nii, kuhu poole sina nüüd seda armastust jagama hakkad? Kas väljapoole või sissepoole? Et siin on minu jaoks armastus tõesti kohal, kuigi mulle tundub, et siin vaadates teisi kaarte ka, Veenust ja Fortunat, et siin on ka armumisega seotud, aga siin on ka natuke rahaga seotud, hea õnnega seotud need kaardid, et siin võib mitut asja korraga olla. Üks on see, et see taevasüda ütleb ka alati, et väärtusta iseennast. Ükskõik, mida teised räägivad, siis sina oled ilus täpselt selles võtmes, nagu sina oled. Vaatamine on subjektiivne, meie arusaamine sõnadest on täpselt samuti, me võime solvuda kõige ilusamate sõnade peale. Et siin on natukene sellist, et, et nagu usalda iseennast, iseenda usaldamise ise kaart selline, aga ma ütlen ka, et niisugune armastuse kaart võib see ka olla. Samas, kuna see on niisugune nagu üldine lugemine ka, siis kui sa arvad, et sa pead vastutama, vaata, see see taevas mõnikord meile tundub, et kui vihma sajab, siis on kehva, kui päike paistab, siis on hästi. Aga päike võib ka kõrvetada ja vihm on meil väga vajalik, nii nagu meil on kevadel vaja ühte ilma ja talvel on vaja külmemat ilma, siis siin ka nagu niisugune sa võib-olla oled mõelnud, et sa pead paljude asjade eest vastutama ja ka täpselt vastutama, et ma ei saagi ise nagu elada, et ma pean nagu teie elu vahepeal elama. Vot sellised sõnad tulevad siin välja, et just nagu lausa ka nagu südamest öeldud mõnikord, et mina ei pea kõiki asju üksi tegema. Kas on sellist varianti? Ja ja siis sa nagu unustadki ära, et tegelikult on nagu, meil on nagu päevane rütm ja öörütm. Et sa kogu aeg nagu midagi sebid ja midagi teed. Aga kas sa oled nagu mõelnud ka sihukese asja üle, et kohusetunne võib olla ka meil selline egopärane ja natukene ülbe. Noh, ära võta seda ülbet nagu väga negatiivselt, vaid et sa mõtledki, et mina pean kõike tegema. Ei pea, sa oled iseendale selle kohustuse võtnud. Meil on alati võimalus ei ütelda, aga meile tundub, et kui mina ei tee, siis keegi ei tee. Päris nii see ju ei ole. Nii et siin on natukene selline see just see, et hoia oma süda terve. Ja sa ei pea hoolitsema selle eest, kas vihma sajab või ei saja. Sa ei pea hoolitsema inimeste eest, kas neil on hea tuju või halb tuju. Ja kui siin ongi tegemist armastusega, armumisega, siis sina saad armastada täpselt nii, nagu sina armastad ja sind armastatakse selliselt, nagu see teine inimene oskab. Kas see on nüüd mõnest teisest soost inimene või on see sinu laps või kas või vanemad.
siis igaüks armastab omat moodi ja me peame nagu aktsepteerima seda armastust. Veenus, mis ongi meil ju ka üks armastuse mm, planeet ja ütlengi, et ma võtsin siis lisaks šamaani kaarditele siia kõrvale ka kuu oraakli kaardid ja siin on kuu jumalanna, siin on siis kuu maja kaart ja kuu jumalanna Veenus, vaata, tal on käes on peegel ja peegel on tihtipeale ikkagi ju suunatud, mitte tihtipeale, ongi suunatud meile endale otsa vaatamiseks, et kas ja nii edasi. Et siin on, tead, selle Veenuse nagu võtmelause on natuke lõbutsemist teeb teile head, mis toobki kokku natukene selle, et kui mina pean kõigi eest hoolitsema, mul ei ole aega üldse enda peale mõelda. Mis asja te siin itsitate, aga mina pean ju. Vot, tegelikult ei pea. Ja ongi et naer, vaid et võta vabalt, võta aega iseendale. Sest Jumalanna, Veenus, see armastus, nagu ennegi ütlesin, see on armastus kõikide vastu, kõikides väljendusvormides, ideaalsest armutundest kuni meelaihani on välja. Ja siin ongi see, et ära mõtle nagu paariliselt, et ta saab mingisugust kasu sellest armastusest või et lapsed saavad kasu või vanemad saavad kasu. Võta seda armastust nagu hästi puhtsüdamlikult, kui veel niimoodi sihukest sõna, mm, no südamest tulnud. Võta armastust, et see on südamest tulnud, sest Veenus on väga heatahtlik. Äh, mm, ja sageli pakub ka Veenus hea lahenduse välja, kui on siin mingisugune probleem just selle, võib-olla selle armastusega, siis ta pakub alati nagu head lahendused välja. Ta toob sellise tugeva noorusliku ja loomingulist energiat, et edasi minna. Võib-olla sul ongi vaja sihukest oma sellist loovust kasutada, kuidas mingisuguseid asju ümber hinnata või ümber teha. Ja siin on välja tulnud sõnnimärk, mis on maamärk tugevalt. Aga see ka armastab sensuaalsust, aga ta armastab ka mugavust. Nii et ta tulebki siia ütlema, et hellita ennast. Sina oled kõige tähtsam siin elus üleüldse. Ja võib-olla see sõnn ütleb ka veel, et sa ei pea alati välja mõtlema enda hellitamiseks mingeid üüberasju, vaid et vali see, mis on sulle väga loomupärane ja mis sulle nagu tõeliselt meeldib. Ja võib-olla siin selle probleemi lahendamiseks või see ei pea alati ju probleem olema, on tähtis maikuu, siis kui sõnn valitseb. Aga ilus Fortuna majakaarditest tuleb veel mõnda asja sulle ütlema. Siin on palju elemente, siin on päike, Jupiter ja siin on lõvi. Mis on Fortuna? See on hea vedamine. Ja siin nagu ütlebki seda, et aga ma ei ütle, et võib-olla peaksid sa võtma loteriid, et sa seal võidad, ma ei tea. Aga siin on hea õnn. Võib-olla on tõesti mingi pärandus või ütleme, et võib-olla kuskilt tuleb raha hästi kergelt ja lihtsalt ja sa ei teadnud, et see niimoodi läheb. See on natukene selline ootamatus, aga see Jupiter suurendab natuke sellist võiduvõimalust siin selle kaardiga. Aga kui me räägime armastusest, siis ka siin on see, et see armastus, sa ei oleks oodanudki, et ta selliselt tuleb. et, et see võib nii ilus olla või et ma oskan armastada ka teistmoodi, ma saan ühtäkki aru, miks võib-olla vanemad on minuga niimoodi suhelnud või käitunud. Sa saad aru järsku vanemate armastust
sinu vastu, laste armastust sinu vastu. et selline arusaamise punkt on ka siin täiesti olemas, sest Jupiter ja Päike koos, see on selline harmooniline hea õnne ja vedamise kaart, ausalt öelda. Ja siin on ka langevad nagu kuldmündid sülle, et hea õnn, aga see võib olla ka see armastus langeb äkki sülle, aga ka see päike ütleb veel kord koos selle lõviga, kasuta enda loovust, et areneda sellel armastuse teel. Nii et kui see kaart tuleb, siis tead, mul on selline tunne, et see oleks nagu niisugune ette määratud. See armastus oligi ette määratud, see armastus vanemate või laste või mingi, see ongi nagu ettemääratus ja kui siia tulebki rahasumma taha, siis ka see on ette määratud. nii et väga head kaardid sulle, kallis veevalaja.